3 relva versus puishortensia. Proovime, millega saab siis kõige kiiremini. No vastust tean mina juba ette, aga vanasti lõikasime kääridega ühe viisi vastu maad. Siis ma avastasin, et see roostevaba terasest sirp on väga hea ja Maria tõi ühe väikese roostevaba terasest ka, et ma proovin kõiki 3 näidata teile, et mis nendega saab. Esimene asi on siis käärilõikus. Tuleb kõige puhtam lõige, loomulikult kõige uhkem, aga ütleme, et nüri töö. Ja kuna need käärid on väga teravad, eks see on lihtne lõigata muidugi, aga kui on üks põõsast, siis on kõik hästi. Ütle, mida sa lõikad ja kuidas sa teda lõikad? See on puishortensia. Seda ma juba ütlesin. Ja vastu maad on vaja lõigata. Ja puishortensia uued sordid lähevad siis vastu maad ja vana sort makrofylla läheb 2 pungapaarile kuni 3. Nüüd see roostevaba terasest sirp. Sellel teisele sirpile ka. Sellel on väikene suu, ma arvan, et see. Ja see on sama hea kui kääriga lõigata, et see ei ole selle töö jaoks. Näed, siis on paljudest materjali ühtlased. See on päris ilus sort. Ja see on nüüd uus tegelikult. No, praegu on vara ja mitmes märts täna on? 5. märts. Veidike sai haiget, no ma lõikan selle haige osa ära. Siin on ta siis nüüd olemas, mul mitte midagi ei ole, labidat ei ole, maa on külmad ja kärss on kärnas. Aga ma tean, et nii palju ma ikka maa siis saaks ongi tänu selle detaili maasse saa. Tada! Kui pärast üles ei kratsi, siis on kõik hästi. Siis on uus taim olemas ja uus roosat värvi hortensia.